Set Ready? ready. Attention. Paints like a picture, sings like a melody. Ja sõit on läinud kenasti käima selles sõidus karm konkurents, sest et eelsõidud sõelusid välja 16 paremat ja siin nad lähevad. On hetkel leedulanna Meeda seda sõitu juhtimas masinalt number 6, tema kõrval kohe ka aga kaasmaalanna rajal number 9, nii et täiesti võrdselt liiguvad ja siin igal juhul on väga põnev võistlus tulemas. Kas poodium läheb Eestist välja, läheb Leetu? See nüüd on jah, kindlasti üks huvitav koht, mida tähele panna. Evija Freimaane, Läti külaline, hetkel 4. positsioonil, tema kõrval aga lätlanna Charlotte Anžane ka, kes on nüüd 3., aga hakkab juba liikuma, ohustama Meedat, kes on siis leedulanna ja hetkel seda sõitu 2. kohal tegemas. Küll on aga Auguste Sarmiskaite leedulanna sõitu läinud nüüd jõudsalt juhtima ja vaata, et paadi pikkusega juba vahe sisse teinud järgmist ees, nii et tuleb tugev sõit, see on kindel ja siin on huvitav ka vaadata, kuidas siis eelmisel aastal seesama vanusegrupp pingutas. Nimelt eelmisel aastal 2019 jah, oli ka, mäletan, kõrgetasemeline võistlus ja kui me räägime nüüd alla 15-aastastest, siis Kerli Hendrikson toona võitis tulemusega 3.48,1. Kerli Hendrikson on nüüd juba ka vanemas grupis ehk et läinud B-klassi ja Kate Agare oli siis toona 2. ja tema on ka nüüd juba B-klassi osaleja. Kadileen Peedimaa mullu 3. 3.57,2, nii et ühtegi mullusest poodiumit Riost ei ole selles sõidus ja seda sõitu praegu siis juhtimas Auguste Zablinskaite leedulanna ja korraliku eduga masinal number 9. Lätlanna Charlotte Anžane on hetkel 2. positsioonil, temal siis masin 8 kasutada ja nüüd siis 350 meetrit on jäänud veel sõuda. No kuidas läheb parimatel eestlannadel ja siin ongi näha, et meie parim hetkel on siis Kaisa Olesk, kes on 3. kohas kinni. Teda on aga ohustamas Mariann Grigorova ning ka Evija Freimaane. Jäänud on veel üle 250 meetri esimestel minna. Esikolmik hakkab vaikselt eralduma siin teistest, aga siiski Mariann Grigorova ei ole püssi põõsasse visanud. Tartlanna teeb tugevat sõitu ja ohustab nüüd juba 3. kohal liikuva Kaisa Oleski positsiooni ja tõenäoliselt kui 1., 2. koht on hakanud juba selgeks saama vastavalt Zablinskaite ja Anžane, siis 3. koha üle käib tõsine võitlus, sest et Kaisa Oleski tempo on siiski tundub piisav ja tundub, et Grigorova vahespurt oli liiga sildu põletav, nii et ta siiski ei jõua Kaisa Oleskile ohtlikuks saada, enne tuleb lihtsalt lõpujoon ette ja praegu näemegi, kuidas siis Auguste Zablinskaite Leedust tuleb võitjaks 3.38,6, mis on siis mõnevõrra parem tulemus kui eelmise aasta võitja Hendriksoni resultaat. Lätlanna Charlotte Anžane 3.40,6, temale 2. koht ja palju õnne Mariann Grigorova, SAK Tartu esindaja 3.51 ja 3. positsioon. Mariann Grigorova siiski 4. positsioon ja Kaisa Oleskil 3., nii et vabandan väikese eksituse pärast, aga nii seda sõitu ka siin praegu nägime ja ootame parimaid ka õige pea algavale autasustamisele, mis siis leiab aset kell 17.30.